Lugupeetud televaatajad, täna on vana aasta viimane päev. Selle päeva auks on ajast aega pidusid peetud ja kangeid vägitükke sooritatud. Teie armsate televaatajate silme all teeb toreda kangelasteo, võiks koguni öelda imeviguri, see kena inimene siin minu kõrval. Väino, ütle ise välja, mis sa täna ette võtad? Mina istun täna verivorsti otsa ja lendan 4 ringi ümber maja. Miks just 4 ringi? Sellepärast, et 4 on kohtuseadus. Väino, 3 on kohtuseadus. No olgu, ma lendan 3, ega mul kahju ei ole. Ei, Väino, lenda ikka 4, ega mina ei taha hakata sinu plaane segama, mina räägin lihtsalt, mis kohtuseadus on. Mis mul kohtuseadus? Ei, ega ei olegi väga õige, Väino. No aga ütle televaatajatele, miks sa sedasi vorsti seljas lennata tahad? Kust tuli see hull mõte? Mina tahan vana aasta viimasel päeval inimestele rõõmu teha. Las näevad imeasju. Meie inimeste elus on nii palju muret ja vaeva, et mina tahan nendele rakkuskättega tööinimestele midagi ilusat näidata. Sellepärast mina istun täna verivorsti otsa ja lendan nagu lind. Kust sa verivorstiga lendamist õppisid? Tavaliselt ju vorstiga ei lennata, vaid vastupidi, see vorst on meie kõhutäide ja suupiste ühes isikus. Otseselt mina ei ole seda asja kusagilt õppinud. See on minul loomulik anne, mille mina olen pärinud oma isalt. Kas tema ka lendas vorstiga? Ei. Kuule, Julius, tema on väga tõsine inimene. Tema ei lenda mitte kunagi vorstiga. Las ta olla rahus. Selge. Armas televaataja, me jätame sinuga nüüd mõneks ajaks jumalaga, sest Väinol on vaja teha mõningad ettevalmistused lendamiseks, aga õige pea me näeme jälle ja siis on see suur hetk käes ja Väino lendab meie hulgast minema. Ja siit samast aknast välja ja mitte niisama, vaid vorsti seljas. Kohtumiseni! Tere jälle, kallid televaatajad! Kohe algab siit, stardib vahva Väino, nagu täna juba korduvalt öeldud, verivorsti seljas, kes lendab 4 tiiru verivorsti seljas, 4 tiiru ümber oma maja. Siis on meile vahepeal tulnud külla veel üks tore mees, vana sõber Toivo, kes tuli Väinot teele saatma. Ajame veel paar sõna juttu, enne kui sa selle raske teekonna ette võtad. Ütle, Väino, kas sa kardad ka? Ei karda. Aga miks sa ei karda? Sa võid ju vorsti seljast maha kukkuda ja mis sus siis järgi jääb? Kondi hunnik. Miks ma peaksin maha kukkuma? Väino, sina küsid ja mina vastan. On see sulle selge? Küsimus on küsimus, ära ei jama! Kallid televaatajad, ma pean natuke selgitama. See vorst oli liiga pikk ja sellepärast me sõime ta natuke lühemaks. Kui vorst on liiga pikk, siis ei saa temaga lennata. Ja siin ketšup siin peal on sellepärast, et ma vorsti pealt maha ei libiseks. Väino. Muidu on vorst libe. Sa istu selle soli sisse, mõtle, mis su pükstes siis ära, Väino. Sina on vaik. Või siis pärast püksid ära süüa, nad on kenasti ketšupi sisse mäksid. Kas sa jääd vaik? Muidu panen su enda pükse sööma. Mina ei ole niisugune hellik nagu sina. Mina ei värise oma pükste pärast. Minu jaoks on tähtis see, et ma saaksin tööinimestele rõõmu teha, et nad näeksid, kuidas ma vorsti selles lennan, et nad sellest kuradi elust saaksid puhata.
mina ei nuta oma pükte pärast, kas sa saad aru? Ja, ole tasa. Meie teeme siit nüüd jälle väikese pausi. Armsad televaatajad, me oleme siin Väino juures, kus kohe algab Lendkuule verivorsti seljas. Kohe Lendkuule. Lenda kuu peale veel jäi. Ole vaid. Ei lähe kuu peale. Me oleme siin kohe stardivalmis. Niipea kui Väino ärkab, paneme ta vorsti otsa, nii kui siku, et teele ta läheb. See, et meil siin on pudel laua peal, seda ärge üldse vaadake, see ei tähenda midagi. Seda ärge üldse vaadake, see meil ainult võtsime väikese reispassi ja kõik. Ja õues on ju juba külm ka, Väinole tuli natukene sooja naha vahele teha. Kuule, räägi edasi, ma lähen käin korra ära. Aitäh. Kas ema südant tunned sa aina on nii muutmata, kõik andis aeg mul tagasi, ei saan tema südant tagasi, ka emas. Armsad televaatajad, kohe algab siit lend sillerdavasse ööpimedusse, kus sööstab lihtne töömees, 2 ratsi verivorsti peal. Ta lendab, ei tea kuhu ja see ei olegi meie asigi. Ime on see igal juhul. Vana aasta õhtul juhtub ikka imesid, nii nagu selle väikese tüdrukuga, kes läks metsa ja nägi seal tule ümber 10 kuud. Ole vaid. Oota, 12 kuud häädid sega. Kohe algab see suur lend, inimene verivorsti seljas, avakosmoses. Tule, lenda. Ära siku mind. Tule nüüd üles, istu otsa. Istu nüüd otsa. Lenda, papagoi. Oota, kuule, ära, ma söön ära selle vorsti jupi. Ammust söön peale, kibe väga. Ära lõi laua peale, sa oled siga. Mis sa oled siga? See ei ole vorst, see on Zeppelin. Appi, see on Zeppelin.